postitasin ka tänase teenistuse sellise Facebooki reklaami või teadustusse ühe sellise mõtte või tegelikult on ta luuletus, eesti keeles ta ei kõla väga luuletusena, aga keegi Sri Chinmoy on pannud kirja sellised mõtted. Ja see on nagu lihtsalt edasi minnes sellest, kus me nagu ülistuses oleme juba voolanud. Ma alati raske see, et ma saab püsti tõusma, ma tahaks seal edasi rääkida. Aga mida võib-olla näoga teie poole on parem olla. Et see arm, see armuküllus ja see, mida Jumala arm meie eluga teha võib. Ja see Sri Chinmoy on ütelnud, et eile ma olin veel ulpimas oma sisemuses hirmu ärataval ebakindluse merel. Ja täna on mu süda täis vaimustust, sõudes jumalikus ookeanil. Ja seda tegi mulle Jumala tingimusteta arm. Seda tegi mulle Jumala tingimusteta arm. See tähendab, see Jumala arm ei ole kuidagi niimoodi, et ta ühel hetkel kuidagi on ja teisel hetkel ei ole, vaid küsimus on selles, kui palju me nagu sellest armust osa saame või kui palju on meile ilmutatud seda armu. Kui palju on meile seda ilmutatud, kui palju me tegelikult oleme lasknud oma elu selliselt Jumalal lahti võtta ja meid nagu transportida või asetada nendesse kohtadesse elus, kus see arm on nagu valdav või kus see arm nagu vallutab meid. Sest on selge, et Jumala poolt oleks kuritegu anda armu või üle küllata meid armu ja võidmisega kohtades, kus me läheme tema tahte vastu, kus me läheme mööda tema parimast. Ja tegelikult see arm ja võidmine ongi mõnes mõttes nagu need indikaatorid selles osas, et kuhu me peame nagu minema, kuhu poole liikuma, kuhu poole oma sellised liikumussuunad sättima. Apostlite teod 20 ja 24 ütleb nii, Apostlite teod 20-24. Kuid ma ei pea oma elu mingil moel või mingil kombel endale kalliks, vaid ma püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ma ei pea mitte millegi poolest kalliks oma elu, vaid üks asi, mis ma tahan teha. Ma tahan lõpule viia selle, milleks Jumal on mind kutsunud, selle ülesande, mis ma olen Jeesuse käest isiklikult saanud, ja see on see tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Armu evangeeliumi. Kui ma vaatan selliseid mehi, nagu Stephen Furtick, või neid on täis maailm, kui mul meeldis see mõte selles videos, mis me teenistuse alguses vaatasime, et me teatud suhtumisega ja teatud otsustega oma elus me võime koos Joosuaga lava peal seista. Ja kui me siit tulime sellest Alliance nädalast, kus oli Kaaleb nagu fookuses ja Kaaleb ja Joosua, siis need on mehed, kes inspireerivad. Kaaleb ja Joosua. Mehed, kes lähevad usus välja, mehed ja naised, kes lähevad usus välja ja on valmis jääma lolliks, on valmis jääma naerualuseks, aga nad võtavad ühed ususammud. Ja nad riietuvad bensiinijaamas pulmariietega. Need inimesed inspireerivad. Ja mina tahan olla selline inimene, kes saab inspireeritud nendest inimestest. Tegelikult see, mis meid inspireerib, on Jumal nende sees. Et nad on lasknud Jumalal saada avalikuks enda elus tegelikult. Nad on maha pannud ja nad on tegelikult maha pannud selle, mis on see teine pool. Kui Paulus ütleb siin, et ma ei pea oma elu mingil moel endale kalliks. Teine pool on see, et ma pean seda, mis on kuidagi minule oluline, ma pean seda kuidagi moodi kalliks. Ja siis on tegelikult see teine pool, et ma ei saa lõpule viia seda, milleks Jeesus on mind kutsunud, ehk kuulutada Jeesuse armu evangeeliumi. Need on need kaalukausid nagu meie elus. Ja sellised tunnistused, sellised kohad peaks meid nagu panema meie sees põlema ja nagu, et Jumal, ma tahan kõik maha panna selleks, et
viia lõpule, et sina saaksid minu sees ja minu läbi viia lõpule selle hea osa, selle Jeesuse Jumala armu evangeeliumi kuulutamise. See armuküllus ja arm on see, millel ma tahaksin täna peatuda. Ja see on mõnes, toob see sellise, kuidas ma ütlen, see armu teema on selles mõttes õrn teema, sellepärast, et osades toob ta see, jälle hakatakse sellist roosamanna Kristust rääkima, et Jumala arm ja kõik katab ja et tahaks ikka sellist sihukest sõna, et ikka tõrva ja tuld lendab ja et see oleks sõna. Sellel on ka oma koht. Ja teine pool on siis see, kes nagu muud ei tahagi. Ehk see, et saaks ometi sellist pehmet pahitust jälle, et ma elan täpselt nii, nagu ise tahan ja ma olen teinud oma elus täpselt sellised valikuid, nagu minu lihal on meelepärased olnud aga tahaks pühapäeval jällegi ühte sihukest õrna armupahitust saada. Ma usun, et ma loodan, et Jumala vaim töötab sedapidi, et see, kellest tõeliselt vajab täna Jumala kallistust, Jumala armu kallistust, see saab selle. Ja mitte seda, et minul oleks seda anda, vaid lihtsalt Jumala sõna, Jumala vaimu ligiolu on see, et kuidagi moodi saatan on saanud sind vintsutada ja sa oled kuidagi moodi nagu pannud ennast sõltuvusse taas kuidagi seadusest ja oma tegemistest, oma tegemata jätmistest ja sa oled oma identiteedi sellega sidunud ja oma positsiooni kristlasena sellega sidunud ja siis sa on kuidagi vajunud kuskile, ma ei tea kuhu. Ja siis Jumal tahab nagu oma armu kallistusega sind nagu emmata ja taastada ja üles ehitada. Ja teistpidi, kui mina või keegi meist on, kes vajab tegelikult Jumala väga selget sõnumit, et ära mängi armuga, ära mängi minuga, ära pilka mind, ära kiusa mind. Jah, ma väga armastan sind, aga ma olen sulle väga selgelt ütelnud asju, mida sa pead tegema. Lõpeta palvetamine asjade pärast, mida on sulle väga konkreetselt ütelnud, et tee seda. Lõpeta vabandamine asjade osas, mida on väga konkreetselt ütelnud sulle, et sa pead ühe selge joone tõmbama. Sa pead kas siis tegema neid asju või tegemata jätma neid asju. Väga konkreetselt. Minu arm on üle selle. Minu arm on see, et sa oled täna selles kohas, kus sa oled. Minu arm on see, et ma kõnetan sind ühele teisel moel täna. Ja minu arm on see ka tulevikus, et need otsused, mida sina teed, ma tahan katta ja ma tahan nagu ette hooldada oma armuga neid asju. Et see, kui sa oma siiras südames neid otsuseid teed, see, kui sa oma siiras südames neid valikuid teed, valik ka olla valmis olema naeruväärne teiste silmis. Valik, ma katan selle oma armuga. Ja see on sinu jaoks kõige tähtsam. See on absoluutselt kõige tähtsam, sellepärast, et see maksab igavikus. Ja juba maa peal sa saad kogeda seda, et kuidas see psalmist ütleb, et ma tahan tänada või ma tahan nagu hõisata sellest, et ma olen oodanud issand sind ja ma olen saanud kätte, ma olen saanud Jumal sinu vastused. Nii et see, nii nagu igal asjal selle armu teemal on ka sellist kaks kraavi. Aga ma väga usun, et Jumala vaim juhatab meid, et me just nimelt saame selles kesktees liikuda, et me saame vaimustatud Jumala armust. Johannes 1.16. Johannes evangeelium 1. peatükk ja 16. salm ütleb nii. Ja me kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on antud Moosese kaudu, 17. salm. Arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Ma ei tea, millise pildi loob sulle see armu peale. Armu peale. Kui rääkida meie kristlaseks olemisest ja armust ja tegudest ja kõigist, siis selle üle on palju vaieldud ja peetud diskussioone käsk või arm või teod või arm, et mis ja kui palju ja millises proportsioonis. Mulle meeldis üks näide, mis ma kuulsin ja see oli Toronto linnapeast. Ja Toronto linnapea küllaltki hiljuti uudistest käis läbi, ka see oli, seda jäi vahele, ma ei tea, marihuana suitsetamisega või mingi sellise asjaga. Ehk siis suke avalik ämbrisse astumine. Ja on selge, et linnapea, avalik võimu esindaja ja keelatud ained ei käi kokku. Absoluutselt selge kõigile. Ja nüüd me saaksime seda vaadata nüüd selle vaatenurgast, et see kanep või kanepid või marihuanat suitsetav linnapea, ei lähe kokku. Aga see, kui mina ju ei tee seda, äkki siis mina võiksin Toronto linnapea olla. Olen või?
et tähendab, et need, kes marihuanat ei suitseta, need on Toronto linnapead. Ei ole, seal on üks asi. Siin tuleb valida Toronto linnapeaks. Siin tuleb valida Toronto. Jah, need marihuana ja linnapea asjad ei käi kokku. Aga see, kui su seda pahet ei ole ja kui su sellega vahele jäänud ei ole, see ei tee sind Toronto linnapeaks. Mõistad, seal on üks kutse peab olema, seal peab olema üks valik. Või, ma ei tea, kujutame ette, et keegi meist jääb purjus peaga auto sõitmisega vahele. Ma ei tea, mismoodi see oleks võimalik, aga mingisugusel hetkel mingi meelte segaduses jood ennast õhtul täis, leiad kuskilt mingi pudeli ja jood täis ja ronid autorooli ja jääd vahele. Ja kõik teavad, et sa oled kristlane. See oleks tohutu häbi ja tohutult piinlik ja Jumalal oleks sellest väga kahju. Nüüd, kui ma loen seda uudist ja vaatad, aga mina ei ole jäänud vahele seisasega, ma üldse ei tarvita, ma olen karsklane. Kas siis ma olen kristlane? Ei ole. Ma pean olema vastu võtnud ühe kutse, ma pean olema vastu võtnud ja teinud ühe otsuse, et jah, Jeesus, sina oled minu elu issand, sina oled minu elu päästja. See teeb mind kristlaseks, mille juurde käib minu meelest vähemalt loomulikuna, et ma olen kaine. Aga mitte joojaid ehk karsklastest, mitte kristlasi on ka väga palju. Karsklus ei tee kedagi kristlaseks veel. See tähendab, meil peab olema üks kutse, meil peab olema üks valik Jumala poolt. Ja nüüd see, mis on kõige alus, me saame kõik need marihuanad ja alkoholid ja kõik need asjad või varastamised asjad ära unustada. See, mis on sinu elu alus, on see, et Jeesus on sind valinud, Jeesus on sind kutsunud ja ta on oma verega maksnud sinu eest hinna. Ja ta ootab seda, et sa ärkaksid hommikul üles, sa tõstaksid oma käed üles, et tänu Jumalale. See on nii imeline arm, mis sina oled minu eest teinud. Ma ei taha mitte grammigi, mitte sentimeetrit või millimeetritki rikkuda ära seda suhet, mis mul on sinu ja minu vahel. Ma ei taha seda teha vihapidamisega, ma ei taha seda teha kadedusega, ma ei taha seda teha, et ma olen ülbe kuidagi, ma ei taha seda teha millegagi, vaid ma tahan lasta sinul minu seest välja paista täiel moel, nii palju, kui ma vähegi seda oskan, nii palju, kui ma vähegi seda suudan ja ma tunnen, et seda on nii vähe. Jumal, aita mind, anna mulle armu, et see sinu armu suurus minu jaoks kuidagi erilisel moel välja tuleks rohkemal määral. Sa ei ärka hommikul üles ja ütled, täna ma ei tohi juua, täna ma ei tohi seda teha, kanepit ei tohi tõmmata ja täna ei tohi kellelegi vastu nina anda ja siis ei. Võib-olla vahest on vaja seda ka teha. Vahest on vaja endale see ka selgeks teha. Keegi on ütelnud niimoodi, et Jumala arm meie suhtes on niivõrd võimas ja niivõrd suur, et kui sa kuni elu lõpuni mitte midagi Jumalalt ei saaks, mitte ühte õnnistust ka. Kui sa oleksid, kogu elu lõpuni oleks kõrb ja taevas kinni. Jumal on väärt ülistust ja austust. Keset seda kõrbe, kui sul on kurk kuivanud ja keel suu lae küljes kinni, aga sellepärast, et Jumal on sind nii palju armastanud, ta on sulle kinkinud igavese elu. Ta on nii palju armastanud, Jumal saatis Jeesuse, kes on elu ja kõike ülirohkesti sinu jaoks. Selle armu teema kontekstis nüüd kõlab järgmine kirjakoht kuidagi karmilt. Luuka 14.33 ütleb, kes ei jäta maha kõike, mis tal on, ei saa olla minu jünger või õpilane, ütleb Jeesus. Sool on küll hea, aga kui sool läheb tuimaks, millega teda siis maitsestada? Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, vaid see visatakse minema. Ja on küsinud, kus siin see arm on? Kuidas saab keegi Jeesus, kes tuleb tooma armu, rääkida midagi sellist? See on radikaalne ja see on karm. Mis must saab, kui ma ei ole Jumala sõna kohaselt sellega nõus? Kui ma ei ole nõus sellega, et ma heidan kõik ära? Mis must saab? Ma olen saanud päästetud, aga ma hoian enda uhkust, ma hoian enda tahet kuidagi 10 küünega kinni ja ma tahan ikka oma asja teha ja okei, ma käin pühapäeval teenistusel ära, aga tegelikult ma ehitan üles enda elu ja ei ole väga huvita üldse, mis see Jeesus minu elus tahab, mis Jumal minu elus tahab. Ma usun, et sa oled Jumala laps. Aga ma usun, et sa oled Jumala laps, kes ei ela Jumala parimas. Jumala laps, kes on jonnakas, Jumala laps, kes on mässumeelne,
Jumala laps, kes on võtnud plaani ja idee, oma plaani ja idee ja ei usalda isa parimat oma ellu. Jumala laps, kes on eemal oma positsioonist, kuhu ta loodud on. Ja Jumala sõna kohaselt, kui sa ei pöördu, siis visatakse sind ära. Sa jääd ilma Jumala armu plaanist. Mul oli vestlus eile ühe noore mehega internetis ja tuli juttu Jumalast ja ta on teinud kunagi otsuse, aga see oli suke, ta ei saa nagu, kuidas öelda, integreeritud kristlikku konteksti ja keskkonda ja kuidagi jäi eemale, siis ta on nagu, mina ei ole hindaja, aga kuidagi sedasi poole peale kuidagi asjades. Ja siis ta kirjutas ja küsin, kuidas sul läheb ja hästi läheb ja kuidas sul Jumalaga lood on ja ütles, et ma olen nagu selles mõttes tagasi langenud, et ma olen langenud selline raske muusika kütke ja see on see, mis ta tõmmanud, et üks periood oli, kui ta tuli sellest välja, siis ütles, et ma kuulasin 3 nädalat, Timo, sinu laule ja ma nagu püsisin sellel teel, aga ma olen tagasi langenud sinna ja ma olen nii palju Jumalale oma mõtetes ei ütelnud, kui ma rääkisin talle Jumala armust ja sellest, et Jumal tahab püsti tõsta ja uuesti võid alustada, õige ei ole see, kes kunagi ei kuku, vaid see, kes jälle üles tõuseb. Ja siis ma olen Timo nii palju Jumalale ei ütelnud. Aga siis mu südames oli kuidagi see, et tead, et kui sus sees on üks janu ja sa ei ole rahul selle kohaga, kus sa oled selles mustas ja pimedas ja määrdunud, kui sul on südames üks janu puhtuse järele ja janu Jumala järele, tead, Jumal ei ole sulle ei ütelnud, vaid Jumal on oma püha vaimuga sind kutsumas maha paneme jälle see ja ta on oma armuga sinu otsuseid toetamas. Ja ta ütles, et sa olid väga palju mulle abiks. Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Ütleb Jumala sõna Tiituse kirjas. Mis on Jumala armu eesmärk? Et me võiksime olla vabad, et me võiksime teha ükskõik, mis me tahame, sellepärast, et Jumal katab kõik. Jumala armu eesmärk selle kirjakoha põhjal on see, et tema annab armu ja väge meile lahti öelda Jumala kartmatusest, jumalatusest ja ilmalikest himudest. Meil ei olekski, kui meil Jumal seda armu ei annaks, me ei oleks võimelisedki selleks. Mõistad sa? Kui Jumal ei annaks armu, siis sa ei istuks siin, vaid sa istuks praegu kõrtsis. Või ma ei tea, kus kohas. Või niisama veedaksid mõnusast. Sa ei oleks kuskil koguduses, kui Jumal sulle armu ei oleks andnud. Ja see, et sa oled siin, see, et sa igatsed Jumala järele, see on Jumala arm. Täna teda selle eest. Ütle, tänu Jumalale, et mu süda ei ole paadunud. Tänu Jumalale, et ma oma ülbuses ei viska kuskile interneti kommentaare ega kuskile avalikult ütleme, et Jumalat ei ole olemas, kuidas te nii lollid saate olla, kuidas te nii rumalad saate olla. Jumalat ei ole olemas. Just äsja ühe evangelismi video panin YouTube'i, siis üks väga, väga eneseteadlik inimene kommenteeris seal, et ma ei hakka isegi vaeva nägema sellega kirjutamiseks, et Jumalat olemas ei ole, et see on nii nõme ja see ei aita mitte kuskil. Kuidas te saate nii lihtsameelsed olla? See, et sa usud Jumalasse, see on Jumala arm. See, et sa suudad ütelda ei teatud asjadele elus, mis kahjustavad sind, see on Jumala arm. Ja Jumal ütleb, et ta annab armu selleks, et me elaksime praegusel ajal mõõdukalt, õiglaselt ja Jumala kartlikult. Ütled, ma tahan elada mõõdukalt. Ma tahan elada mõõdukalt. Ma tahan elada õiglaselt. Ma tahan elada Jumala kartlikult. Tead sa, kui Jeesus seda rääkis, mis siin Luuka 14 oli kirjas, et kui sool on hea, kui see läheb tuimaks, siis visatakse see ära ja see ei kõlba muud kui sõnnikusse. Ja tead see, mis siis juhtus? Kui te loete 15. peatükist Luuka evangeeliumist, siis tulid ta juurde tölnerid ja patused. Huvitav, sa räägid ühe väga terava sõna. Sa räägid sellest, et kui sa ei jäta kõike, siis sind visatakse minema. Kui sa jääd kuidagi poolele teele, siis see tirilimps 1,5, mis sul on, et see lõpeb sul ära. Ja siis tulevad ligi patused ja tölnerid ja variserid
ja kirjatundjad tõmbuvad eemale. Ja siis on see koht, kus variserid ja kirjatundjad ütlevad, no näed, no mis me räägime, see sõnum häirib ja kriibib paratamatult. Ja nüüd, no mis me näeme, selline mees nüüd räägib, näed, istub siin, räägib juttu siin patustega ja sööb ja joob ja selline ongi. Patustega koos sööb ja joob. See mees ei ole õige. Ja teate, mida siis Jeesus hakkas rääkima nendele tölneritele ja patustele? Ta ei ütle, et sina, ma tean küll, sa varastasid seal ja panid kõrvale ja sa tegid hoopis seda ja ei, ta ei räägi absoluutselt, ta räägib 3 tähendamist sõna. Ta räägib loo kadunud pojast, kadunud lambast ja kadunud trahvirahast. Ja see on üdini täis Jumala armu. See on üdini täis Jumala aktsepteerimist. See on üdini täis Jumala soosingud. Need on lood üdini täis sellest, et sina oled valesti teinud, sa oled mööda pannud, aga isa on ootamas, isa on valmis pannud ühe valmis lahenduse, et see draamiraha leitakse ülesse. Kadunud lammas jäetakse teised ja karjana läheb otsima. Ja kadunud poeg, kui ta läheb kodu tagasi, tal ei tule ta nimekirja, et enne kui sa koduukses sisse tuled, sa pead tõotama mulle, et sa teed seda ja ei tee seda, et sa kunagi minema enam ei jookse, et sa kunagi sellist südamevalu mulle ei tee. Ei olnud seist, vaid isa jookseb pisar silmis ja haarab poja ümbert kinni. Ja ma olen ootanud sind igal õhtul. Sulased, minge tehke üks pidu. Tapke nuum, veis ja härg ja teeme peo. Seda rääkis Jeesus. Armuga väljendab Jumal oma suhtumist meisse. Ta hoolib meist, ta soovib head, ta on kaastundlik, ta on ettehoolitsev, ta on andestav ja ta on ohverdav. Kui me mõtleme armastuse peale, me suudame kõige sellisem lähedasem ja intiimsem armastus, mis on abielus. Mehe ja naise vaheline armastus. Ja keegi on ütelnud, et tõeline armastus on lunastav, ohverdav ja tingimusteta. Mõned vaidlevad selle Jumala tingimusteta armastuse osas, aga mina ikkagi usun, et armastus on tingimusteta. See, kas me sellest osa saame ja see on omaette küsimus. Kui ma mõtlen enda suhet näiteks Monikaga, ma ei taha väita, et minul mingisugune ideaalne armastus tema suhtes on, aga kui ma mõtlen armastuse peale, kui ma mõtlen tema suhte peale Monikaga, siis ma armastan teda lunastavalt. Selles mõttes, et Monika ei ole küll mingisuguseid sigadusi korda saatnud, ta ei ole SMS-laene võtnud minu teada ja muid sellised asja, aga kui ta oleks midagi sellist teinud, tõenäoliselt ma mingil hetkel pahandaks, aga ma oleks valmis hindama maksma või ma oleks valmis katma seda selleks, et nagu see asi korda saada. Ma olen valmis ja ma usun, ma teen seda ohverdavaks armastuseks. Et abielus ei ole nii, et abielu teine või üks pool teeb täpselt seda, mis ta tahab ja mis pähe tuleb ja täpselt sellisel moel, nagu talle pähe tuleb, vaid me ohverdame üksteisele teatud võib-olla huvisid, võib-olla hobisid, igatsusi, asju ja me ohverdame üksteise heaks seda. Ja kolmas on tingimusteta. Et tõenäoliselt me Monikaga suudame üksteist aeg-ajalt närvi ajada, mitte tõenäoliselt päris kindlasti, te võite laste käest küsida, me ikka aeg-ajalt sõneleme. See ei pea nii kiiresti tulema, pika mõtlemise peal pidi tulema. Aga kas selles hetkel, kui mulle tundub, et kuidas ta aru ei saa, kuidas see on ju ülekohtune või kui tema mõtleb seda, et kuidas see tema saab olla selline, miks ta peab niisugune tüüpiline Eesti mees olema. Et kui mõtleb, aga see mitte grammigi ei vähenda minu armastust Monika vastu. Ja ma usun, et need olukorrad ei vähenda Monika armastust minu vastu. Ja ma võin olla hetkel pahane, aga järgmine hetk minu sees hakkab midagi keerama, et ma ei saa niimoodi edasi minna, ma ei saa niimoodi. Ja üks varsti on teise juures ja ütleb, et kuule, et anna andeks, et me ei saa niimoodi edasi minna, et lähme lahendame selle asja. See on lunastav, ohverdav ja tingimusteta armastus. Ja kui me inimestena, kui Piibel ütleb, kui meie nagu halbadena, puudulikena suudame neid asju teha, siis kui palju enam tähendab Jumala lunastav, ohverdav ja tingimusteta armastus sinu vastu. Kas see
ma ei tea, pühib või kuidagi uputab või ma ei tea, teeks kuskil nagu luugid lahti ja saadaks, et me upuksime siin, paneksime uksed kinni, luugid lahti ja siis ei olekski mingit võimalustki tagasi, mina ei saa, minu kohta see kehtib, vaid see nagu mingit võimalustki ole, me lihtsalt oleme selle sees, Jumala armastuse sees, Jumala kõike nägeva, kõike hooliva ja kõike täitva armu sees. Niimoodi, et see imbub läbi meie pooride ja kui siis saatan tuleb sulle ja tahab jälle kuskilt virutada ora, et sa selline, sa ei suuda seda, sa ei saa hakkama sellega, siis sa oled nii nagu läbi imbunud Jumala armust ja Jumala sõnast. Ütleme, saan küll. Seepärast, et Jumal armastab mind. Jumal on ohverdanud, ta on lunastanud ja ta armastab mind tingimusteta ja ta varustab mind. Aga Johannes ütleb, sest samas esimeses peatükis, mis me lugesime, et me kõik oleme võtnud tema täiusest armu peale. Me oleme võtnud. Mida see väljendab? Mida see tähendab? Kas see on see, et Jumal teeb seda suveräänselt? Jumal on suveräänselt andnud oma poja. Meil kõigil on vaja võtta vastu see kingitus. Ja see armuga on kuidagi samamoodi. Ma ei oska seda sõnadesse panna. Kui küsiksite, pane mulle 3 sammu, kuidas ma võtan selle armu? Kuidas ma ärkan hommikul üles ja võtan nagu veeklaasi või? See on siin. Ja see on siin. See on meie südame meelsus, see on meie hoiakud. See on asjad, mida me laseme mõtetesse ja need asjad, mida me kindlasti ka välja ütleme. Aga kõik Uues Testamendis toimub läbi usu. Läbi usu. Me peame seda aeg-ajalt meelde tuletama, et me ei ole tundlikud, vaid me oleme usklikud. Mitte tunded, vaid usk. Mitte tundlikud. No tundlikud me võime ka olla, me vaimule peaksime tundlikud olema. Meie süda peaks tundlik olema. Aga tunded ei ole need meie aluseks. Oled sa mere ääres seisnud? Oled. Oled sa vaadanud laineid? Oled. Lained tulevad, üks laine tuleb randa, oled sa mingid jäljed teinud sinna ja siis see laine tuleb, sa mõtled, et ei saa märjaks, aga ikkagi kuidagi moodi ja see laine tuleb kaugemale, kui sa arvad, saad varbaninad märjaks, lähed kaugemale ja see laine hakkab tagasi minema ja siis tuleb uus laine. Ta nagu sööb selle eelmise laine tagasi mineva laine ära või haarab endasse ja tuleb uus laine, võib-olla veel suurem hooga ja võib-olla veel kaugemale ja siis see läheb jälle tagasi, siis tuleb uus laine. Ja kuidagi see pilt on see Jumala armust, armu peale sinu elus. Armu peale, uus laine. Üks tuleb, järgmine haarab kaasa. Praegu on uus arm, homme on uus arm ja see ei väsi ära, Jumal ei väsi ära. Et Jumal ei ole see, et peame jälle sellele Timole armu andma või? Ja peame jälle nagu... Ja see armu andmine, vahest meile seostub see armu andmine see, et arm on ainult see, et minu patud on kaetud. Ei, see on palju rohkem. See Jumala pärand, tema armu läbi me võime käia selles Jumala pärandis. Selle armu läbi võime vaatamata sellele, et me kasvame, vaatamata sellele, et me komistame, vaatamata sellele, et me vahest lausa kulmude peal roomame, vaatamata sellele, me saame kätte selle, mille Jumal on valmis pannud meile, see on arm. Aga meil on vaja vastu võtta. Meil on vaja ka selles kohas, kus me seal kulmude peal oleme, nina verine ja Jumal sirutab oma käe, ütleb, et ma tahan püsti tõsta. Meil on vaja vastu võtta see. Mitte ütled, ma olen nii patune, ma olen nii vilets, ma niikuinii ei suuda, vahet pole. Las ma jään siia, las ma suren. Ma ei lähe kogudusse ka, ma teen ainult kõigil tuju halvaks ja nii edasi. Sellega me lükkame ära, aga meil on vaja vastu võtta armu peale. Hebra 4.16 ütleb, et läki julgusega armu aujärgi ette, et me halastus saaksime armu abi leiaksime parajal ajal. Läki, jällegi midagi, mida meie saame teha. Kui me kössitame nurgas süüdistuse all, alaväärsuse all, siis need asjad ei toimi kuidagi niimoodi iseenesest. Ja on hetked, kui eestpalvete peale või kuidagi moodi Jumal tuleb ja me kössitame seal ja Jumal lihtsalt tõstab oma armust. Me ei oska isegi paluda midagi. Aga Jumala sõna õpetab meid, et võta vastu, tule julgusega, läki julgusega. Tema armu aujärje ette. Kui räägitakse Jumala armust ja tegudest, siis üsna sageli tuuakse see lugu abielurikkujast naisest. Ja ma teen seda ka. Abielurikkuja naine. Kirjatundjad mõtlesid, et nüüd
me oleme saanud nagu sihukese asja kätte, et nüüd me viime selle abielurikkuja naise Jeesuse juurde, vaata, mis ta teeb. Kui ta on üks õige mees, siis ta peab ju seisma Moosese seaduse peal ja ta peab ütlema, et see naine tuleb kividega surnuks visata. Aga teistpidi ta räägib ju kogu teist juttu, ta räägib mingisugust armujuttu ja sellist, et kuidas ta sellest nagu välja libiseb. Ja me teame seda lugu. Ja ma toon lihtsalt välja 7 punkti sellest. Jeesus ei eitanud abielurikkuja naise süü. Ta ei ütelnud, et mida pole näinud, pole olnud. Et pole hullu. Et teie olge kuss, enamus ei tea sellest abielurikkumisest midagi, et las see jääda. Ei, ta ei ütle midagi sellist. Ja Jumal kunagi ei eita meie süüd. Kui saatan, ja meie ei pea eitama oma puudulikkust, kui saatan tuleb ja ütleb, et tead, Timo, sa oled selline, ütled, olen selline. Jumal abiga ma tahan kasvada selles. Ja Jeesuse vere on katnud selle. Ma tahan pöörduda sellest. Aga see, mis on selja taga, see on kaetud. Teiseks, Jeesus andis selle naisele kaitse rahva eest, kes oli valmis kividega teda surnuks viskama. Ta andis kaitse nagu selle seaduse tulemuse eest. Samamoodi nagu meile. Seaduse tulemus meie jaoks peaks olema surm. Jeesus annab meile kaitse. Kolmandaks, Jeesus andis tagasi talle väärikuse. Me ei tea täpselt sellest naisest suurt midagi. Me ei tea, kas ta oli selline püsiv abielurikkuja, kas ta oli niisugune lõdva elukompega, oli see mingisugune ühekordne juhus, ei tea seda. Ja seda pole oluliseks peetud meile ka kirjeldada. Aga sellel hetkel oli ta täiesti kindlasti kaotanud igasuguse väärikuse. Ja nüüd Jeesus, võtame arm, mida ta elus teeb, on see, et arm andis tagasi talle väärikuse, arm andis talle tagasi selle, et ta võib siit kohalt terviklikuna ja taastatuna edasi minna. Ja seda teeb arm meiega. Jeesus näitas, et see naine pole hullem patune kui kõik need süüdistajad. Jeesus andestas. Jeesus vabastas ta süüdi mõistmisest. Ja see, kes on patune, kes on patuta, see visaku kivi. Ja kõik hajusid sealt laiali. Jeesus andis andeks. Jeesus vabastas ta süüdi mõistmisest. Ja viimane, Jeesus nõudis patust loobumist. Ja vaat see on koht, kuni sinnamaani oleks maailm vaimustuses sellest kirjakohast. Oleks lihalikud kristlastena, kui me oleksime vaimustatud sellest kirjakohast. Milline imeline mees, milline imeline evangeelium. Jälle see liha tõuseb üles, et ma saan ju teha täpselt seda, mis ma tahan ja ma saan veel lisaks takotsa Jumala õnnistuse paluda. On meil vahest selline mõtlemine? Vahest tuleb see, et ma saaks teha, see oleks nagu ideaalelu minu jaoks. Tähendab, et ma saaks teha täpselt seda, mis mul pähe tuleb. Ma saan iga kell kutsuda Jumala õnnistuse nagu mingisuguse võlumehikese endale ja kõik see läheb korda, mis mulle pähe tuleb ja teha. Mida mul liha tahab või mis iganes. Aga Jeesus ütles ta, mine ära tee enam pattu. Ja siin toimub mingisugune kinni kiilumine, sest seda on raske vastu võtta. Arm ei kata lihtsalt vana, vaid arm muudab uueks. Arm muudab uueks. Ja sellepärast Jeesust maailm väga ei salli. Maailm tahab kristlikke väärtusi, nad tahavad põnevust, nad tahavad müstikat, nad tahavad show'd, mida iganes. Aga me ei taha oma harjumusi muuta. Me oleme kogudusena täpselt samasugused. Me oleme täpselt samasugused. Meile meeldib kuulata sõnumeid, mis kõditavad meid siit ja sealt ja mõnus ja küll oli täna sai nalja ja täna oli siuke emotsionaalne, täna ma nutsin ja see. Aga kõik, mis puudutab seda, et siit ära minna ja hakata teistmoodi elama, see on võib-olla ei ole ka. Ma olen viimasel ajal väga palju tundnud seda, et ma olen nagu vaimustunud sellest, ma olen näinud asju, mis ma pean oma elus muutma, ma olen vaimustunud sellest ja ma ei ole jaksanud. Kuidagi mingi asi on jälle liiva jooksnud. Kuidagi moodi suure vaimustusega mingi asi alanud ja ma ei ole nagu otseku tulemuseni jõudnud. Ja ma see koht, kus ma ütlen, et Jumal, anna mulle armu. Ma tahan uuesti alustada, sest ma tean, et need on asjad, mis minu elus peavad muutuma. Ma tean, et need on asjad, mis minu elus peavad üles saama ehitatud. Või siis teatud asjad maha lammutatud saama. Annaks Jumal meile armu seda igatsust. Kui Jumal meie sõna ütleb, kui püha vaim meid puudutab,
siis mõtled, ma tahan seda, see võib valus olla, aga ma tahan seda, seepärast, et Jumal, ma tahan sinu parimat, ma tahan sulle hea meelt teha, ma tahan olla sinu järgi, ma tahan olla see, kes on kõik maha pannud. Kui me mõtleme 1 talendi mehe peale, vaata see, kes mattis oma talendi maha. 5 talendi mees tegi head äri, 3 talendi mees tegi head äri, 1 talendi mees, kui tuli pärast isand ja siis see talendi mees ütles, et sa oled igavene kuri ja mis ma ütles, et lõikad sealt, kus ei ole külvanud ja ei oleks hea mees. Ma ei tea sellest, see piiblis ei ole kirjutatud, kas ta oli siis hea mees või ei olnud, aga mina näen siit seda paralleeli, et sellel 1 talendi mehel oli vale suhtumine oma isandasse. Ja nii võib juhtuda meie kristlastega, kui meil on vale suhtumine Jumalasse. Meil on suhtumine Jumalasse, kas siis ta on kuri või ta on selline ja meil ei ole seda ilmutust armust. Meil ei ole ilmutust Jumalast, kes on nagu täis armastust. Siis meie elu iseloomustab hirm. Ja seegi, mis meil on, me kuidagi pakime selle kokku ja igaks juhuks hoiame, äkki Jumal, kes on kuri, võtab sellegi minult ära. Ja see kängutab nagu meie elu ja see ei kanna vilja. Aga Jumal on täis armastust, Jumal on täis halastust, ta on sinu isa, ta on sinu looja, ta on sinu meister. Kui armust räägitakse, siis nagu ma eelpool juba mainisin, räägitakse vabadusest. Ja arm on Jumala vabadus. Aga vabadus vajab reegleid. Vabadus vajab piiranguid. Ja kui sa tahad näiteks oma elus majanduslikku vabadust, me kõik tahame. Me tahame majanduslikku vabadust. Me tahaks, et me ei peaks mõtlema, et me kuskil 5 päeva enne palgapäeva ei oleks jälle näpud põhja, siis peame nuputama, kuidas saada süüa või meil ei meeldi see. Me tahaks majanduslikku vabadust, et ma ei peaks üldse pangaarvet nagu vaatamagi. Ei ole kunagi vaja seda nuppu panna seal aparaadi pealt, et konto jääk. Vahet pole. Mul on majanduslikku vabadust, seepärast, et seal on alati piisavalt. Me tahame majanduslikku vabadust. Aga kui sa mõtled nagu puht pragmaatiliselt, selleks, et majanduslikku vabadust tekiks, selleks sa pead väga distsiplineerima ennast majandusküsimustes. Sa pead võib-olla kirjutama eelarveid oma perekonnas ja sa pead planeerima ja vaatama oma sissetulekuid ja väljaminekuid, piirama oma väljaminekuid ja otsima võimalusi võib-olla, kuidas sissetulekuid kasvatada. Me piirame, me distsiplineerime ennast selleks, et saavutada teatud liiki kas või mingisugune rahaline puhver endale konto peale. Kui me seda nimetame majanduslikuks vabaduseks. Ja samamoodi on Jumala asjadega. Et selleks, et kogeda tõelist Jumala vabadust, selleks me peame olema tahtelised ennast distsiplineerima. Distsiplineerimine, jällegi üks sõna minu jaoks, mida ma olen siin esile toonud, see on kõnetanud mind sellel aastal. Distsiplineerima, aga usaldama Jumala sõna. Distsiplineerimine selles osas, et meil mingisugusel hetkel meil vette kujutus olla, kui me räägime ka Jumala armust, et kõik kukub meile iseenesest pähe. Kõik kuidagi Jumala arm, me hõljume ja heljume. Võib-olla on mingid perioodi sellised meie elus koos Jumalaga, aga enamasti on see, et selleks, et midagi juhtuks sinu elus, selleks sa pead midagi tegema. See ei ole tegude põhine usk. Sellepärast, et see kõik rajaneb sellele, et Jumal annab sellele armu. Ja Jumal annab sulle armu astuda seda sammu. Seda, mis on vaja teha. Ma loen ühe laulu teksti ja siis ma üsna kohe lõpetan. Ja see on Phillips, Craig and Dean, selline trio, kristlik ansambel, laulab ühte laulu. Mu ustav isa, püsiv sõber, su õrn halastus on nagu jõgi, millel pole lõppu. See ujutab mind üle ja katab mu patud. Iga kord, kui ma tulen sinu ligiollu, siis seisan ma imestades taas sinu armu üle. Ja see refrään ütleb, su arm paneb mind taas ja taas vaimustuma. Su armastus on minu jaoks ikka müsteerium. Iga päev langen ma põlvile, sest su arm kütkestab mind endiselt.
pika meelega päästja, sa muudad mind terviklikuks, sa oled mu hinge looja, sa oled mu hinge tervendaja, mida ma võiksin sulle anda, mida võiksin öelda, ma tean, et ma ei saa sulle seda tagasi maksta, tahan anda vaid oma ülistuse, seepärast, et su arm paneb mind taas ja taas vaimustuma sellest. Su armastus on minu jaoks ikka müsteerium, iga päev ma langen põlvile, sest su arm kütkestab mind endiselt. Kas sind teeb januseks see, kui sa kuuled mõnda inimest, ütleme, tead, ma nii armastan Jumal. Tead, ma nii vaimustun, sest kui ma hommikul üles ärkan, ma ei suuda nagu seda sõnadessegi panna, sest ülistuslaul täidab mu südame, sellepärast, et Jumala arm on nii suur minu elu üle. Kas sind innustab ja paneb põlema inimene, kes ütleb, teate, ma olen oma elus jõudnud sinna kohta, kus mul on täiesti ükskõik see, mida inimesed arvavad. Mul on täiesti ükskõik see, mis minu elus saab. Ma tahan ainult ühte asja. Ma tahan teha seda, milleks Jeesus mind on kutsunud. Ja kui me arvame, et sellises kohas olemine ja sellises kohas sammu astumine on lihtne, siis me oleme saanud petetud. Seepärast, et kogu põrgu on suunatud selle vastu. Ta laseb sind jõuda sinna maani, ta laseb sind jõuda igatsusteni, ta laseb sul jõuda sellena, et su seest põled asjade pärast, mis peavad saama muudetud, aga terve põrgu vägi tahab kinni hoida sind, et sa ei astuks üle selle joone, kus sa astud tegelikult Jumala vabadusse, kus sa oled läbi lõiganud ja maha pannud kõik igasuguse inimliku sellise imidži ja asjad, mitte midagi ei hoia sind kinni, tegema Jumala tahet. Põrgu hoiab sind kinni, sest ta teab, et sa oled meeletult ohtlik sellest hetkest. Meeletult ohtlik, kus sa liigud pühavaimu väes ja võidmises. Aga tänu Jumalale, suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas, kogu põrguvägi kokku. Jumal on sinu sees suurem. See on võitlus. See ei saa olema lihtne, see võib-olla nõuab sinult väga praktilisi hamba kiristamisi ja jälle otsustamisi, jälle sammu maha panemist, et ma keeldun elamast niimoodi edasi. Ja ma ei tea, võib-olla on veel mingisuguseid hindamisi, mis tuleb maksta. Arm on tasuta. Mis ma sanon? Arm on tasuta, aga see pole kunagi odav. Arm on tasuta, aga see pole kunagi odav. Alati pead sa hinda maksma, kui sa tahad olla Jeesuse järgi. Alati. Ja see ei ole kuidagi hirmutamiseks, vaid see on nagu selline, kus ma saaks nagu 10 küünega ja mis veel, millega kinni haarata, et see on minu jaoks. Jumal, see arm on minu jaoks. Minu jaoks oledki sa selle esile toonud. Ja mulle piisab sellest. See on see, mis ma tahan. Ainuke asi. Sinu arm minu elus. Saame ma aamen ütelda selle peale. Kui me Kiviõlis olime, see olid vene inimesed enamasti ja Pihkva piiskop Salutski, siuke, mina olen temaga võrreldes ikka totaalne unimüüt jutlustajana, et ta on emotsionaalne ja teeb valju, et mu ema ikka ütles, et miks ta nii kuri peab kogu aeg olema. See on igavene kuri jutlustaja, kui ta kuulis, et ma olen sinna Salutski, igavene kuri. Et ta siuke valju häälega ja see räägib. Ja siis ta oli ka, ta vangutas oma peale, et ma ei saa teist eestlastest aru. Saa nüüd aru, mis te mõtlete või mis te tunnete, kas te üldse midagi tunnete või midagi üldse mõtlete, et võiks ma kohe ära minna või ei saa nagu aru. Aga siis, kui see oli nagu suurem, see oli, kus olid venelased, vene inimesi nagu valdavalt, siis seal oli kuidagi seal ta ka vahest ikka küsisid, et kas te ikka olete kohal. Aga kuidagi temperament on ikka teine. Et Jumal andku teile vene temperamenti, siis on lihtsam jutust. Aga muidugi ei pea alati lihtne olema. Aga see sõna, mis on kõlanud, et las see istutuda tugevasti meie sisse. Ma loen selle alguse, see on ühe inimese tunnistus tegelikult, see luuletus, et eile olin ma veel ülpimas oma sisemuse hirmu ärataval ebakindluse merel. Täna on mu süda täis vaimustust, sõudes jumalikus ookeanil. Seda tegi mulle Jumala tingimusteta arv. Et las Jumal ise praeguses paigas avada meid sellisel moel, et me võime öelda, et Jumal, ma olen sinu armust vaimustatud. Ma olen sellest, mida sa oled minu elus teinud, vaimustatud.
ma olen sellest, mida sina oled minu elus tegemas ja mida sa tahad minu kaudu esile tuua, ma olen sellest vaimustatud ja põnevil. Kiitus Jumala, tõuseme.